tere, olen Taire Krabi ja täna räägime avaldiste lihtsustamisest, ratsionaalavaldiste lihtsustamisest ja vaatleme järgmist ülesannet. Nagu me näeme, on selles ülesandes erinevad tehted. Me näeme siin lahutamist, korrutamist ja liitmist. Sellistes mitme tehtega ülesannetes on kõige olulisem ära määrata õige tehete järjekord. Ja nagu me teame, tehakse kõigepealt tehted sulgudes, seejärel korrutamine ja jagamine ning viimasena liitmine ja lahutamine. Antud juhul on meil võimalus alustada kas lahutamistehtega või liitmistehtega. Nad on mõlemad alustamiseks hetkel võrdväärsed. Mõlemad asuvad sulgudes. Kui me oleme määranud ära tehete järjekorra ja otsustanud, kas me alustame lahutamise või liitmisega, siis peame hoolikalt kontrollides selle tehte, mis vaja on, ka ära tegema. Antud juhul on tegemist lahutamistehtega ja nagu me teame, nõuab lahutamistehe ühist nimetajat. Ühisesse nimetajasse tuleb võtta kõik erinevad tegurid kõrgeimas astmes. Antud tehtes me näeme erinevaid tegureid A ja B. Nad on mõlemad astmes 1. Seega on ühiseks nimetajaks A ja B korrutis. Järgmisena peame me märkima kummalegi murule laiendaja. Laiendaja leidmiseks jagame ühise nimetaja antud nimetajaga. Kui me jagame A korda B B-ga, saame me siis tulemuseks A, mis ongi esimese muru laiendajaks. Ja kui me jagame siis A korda B nimetajaga, mis on antud A korda B, saame teise laiendaja, milleks on arv 1. Kuidas kontrollida, kas ma laiendasin ikka õigesti? Soovitus on järgmine. Kui on laiendaja kirjutatud, korrutan laiendaja, antud juhul A, antud nimetajaga B ja veendun, et korrutis annab ühise nimetaja. Analoogselt korrutan laiendaja 1 nimetajaga A korda B ja tõepoolest saan ühise nimetaja A korda B. Ma ei ole eksinud. Järgmisena on tarvis laiendajad korrutada lugejatega. 1 korda A annab meile A ja 1 korda 2 annab meile 2. Juhin tähelepanu, et selles ülesandes on võimalus küllalt sageli ka eksida, kui me teeksime siin taandamist, mis ei ole aga õige ja mida ei saa teha, kuna lugejas saadud tulemuses on tegemist liidetavatega. Täpsemalt võib öelda, et vähendatav ja vähendaja, kuid tegureid meil lugejas ei ole, mistõttu A-sid me taandada mitte mingil juhul ei tohi. Ja sellega meil siis esimene lahutamistehe sooritatud. Teiseks tehteks teeme ära oma liitmise. Kuna ka liitmistehtel on vajalik ühine nimetaja, siis tuleb seda ka antud tehtes teha. See tähendab, me peame leidma ühise nimetaja. Nii,
kui ülesanne on kirjas, on veel üks mure. Nimelt ühise nimetaja õigeks leidmiseks peaksime me alati, et me ei eksiks, kui võimalik on antud nimetajad tegurdama. Ja käesolevas tehtes on meil võimalik näha, et teise murru nimetajas see võimalus meil tõepoolest ka on. Ja me näeme siis võimalust rakendada ruutude vahevalemit. Esimese murru kirjutame lihtsalt ümber ja teise murru nimetajas rakendame siis ruutude vahevalemit. Ja paneme kirja kaks tegurit A-2 ja A+2. Ja nüüd on aeg leida ühine nimetaja. Tegemist on jällegi siis erinevate teguritega. Üks teguritest nimetajates on A-2, astmes 1, selle valime siis kindlasti ühisesse nimetajasse, ja teine tegur on A+2. Tema on siis samuti astmes 1, nii et ühisesse nimetajasse ka see tegur siis astmes 1 ja seega meil on ühine nimetaja leitud. Järgneb jällegi laiendajate kirjutamine ja analoogiliselt jagades ühise nimetaja antud nimetajaga me saame laiendaja esimese murru korral siis A+2 ja teise murru korral on meil laiendajaks 1. Ja jällegi korrutame siis lugejad ja laiendajad ja kirjutame saadud tulemuse lugejasse. Nii, lugejas on tekkinud meil koondamisvõimalus -4 ja +4 ja analoogiliselt veel on võimalik meil siis kokku liita ehk siis koondada 2 A-d ja A, nii et lugeja annab meile 3 A-d. Nimetaja kirjutan ma ümber, kuid kui arutada teemal, kas uuesti rakendada ruutude vahevalemit, siis soovitus oleks, et pigem ei. Sest tegemist ei ole ülesande lõppvastusega, korrutamistehe on meil alles tegemata ja kui nüüd juba niimoodi asuda hindama, mida korrutamistehte juures teha tuleb ja kuidas tavaliselt siis murdude korrutis lihtsustub, siis vajalikud oleksid tegurid ja taandamine. Seetõttu antud juhul oleks mõttekas jätta nimetajasse tegurid, mitte minna siis kahele liidetavale üle. Paneme siis kirja nüüd kolmanda tehte, milleks on siis 2 sulgavaldise lihtsustamise tulemusena saadud murdude korrutamine. Peame siis korrutama esimese tehte tulemuse teise tehte tulemusega ja siinkohal on mul võimalus rääkida, milliseid vigu korrutamistehtel kõige sagedamini tehakse. Ja ma pean ütlema, et kõige sagedasem viga, mis esineb, on laiendajate kirjutamine ja ühise nimetaja leidmine, mis käivad käsikäes, aga korrutamise ja jagamistehete juures on see ju vale tegevus. Korrutamistehte tegemisel peame omavahel korrutama
lugejad ja omavahel nimetajad. Kirjutame ühisele murrujoonele ja pöörame tähelepanu lugejale. Nimelt on meil lugejas tarvis A-2 ehk siis vahe A-2 korrutada 3-ga. Ja me peaksime siis teadma, et sõltumata sellest, kas see summa või vahe, mis on meie jaoks siin tegur, asub lugejas või nimetajas, me peame tema kirjutama sulgudesse. Nii et selleks, et A-2 korrutada 3A-ga, me peame ise kirjutama sulud ja mitte unustama. Nüüd, kus siis oleme hinnanud, et meil on sobivad tegurid taandamise tarvis, alustame taandamisega. Kõigepealt näiteks siis taandame A-2, järgmisena A-d ja kirjutame siis selle tehte tulemuse. Lugejasse läheb 3 ja nimetajasse siis korrutis B korda A liita 2. Siinkohal võiksime arutleda selle üle, kas nimetajas avada sulud. Seda võib teha, aga kui see ka tegemata jääb, siis sellest ei ole suurt lugu, sest lühemaks sulgude avamine nimetajat ei tee ja me võime nüüd julgesti kirja panna ülesandele lõppvastuse. Ülesande siis teksti järgi. Nii et ülesande vastuseks siis murd 3 jagatud B korda A plus 2. Tahaksin juhtida veel tähelepanu sellele, et ükshaaval tehtavaid tehteid tuleks väga hoolikalt kontrollida ja juhiksin tähelepanu veel ühele väga suurele veale, mis esineb lihtsustamisülesannetes. Nimelt see on situatsioon, kus meil on siis tehtes lugejas summa või vahe ja selle konkreetse murru ees miinus. Näitaksin selle sama ülesande korral, milles siis probleem tekkimas tihtipeale on. Kui me oletame, et teiseks tehteks oleks mitte murdude liitmine, vaid hoopiski lahutamine, siis peaksime kindlasti arvestama, et kui me asume korrutama lugejat ja laiendat omavahel, siis on meil väga lihtne võimalus eksida, kui me väga palju teeme peast. Et viga vältida, oleks minu soovitus teha hästi rahulikult ja panna kirja esialgu siis laienda ja lugeja korrutis koos sulgudega. Või kui siis tõepoolest on tahtmine teha need tehted peast, siis kindlasti oleks tarvis arvestada, et me saaksime miinus A ja pluss 4, mitte mingil juhul siis miinus 4. Nii et üks selliseid suuri eksimiskohti. Ja eraldi tasuks tõepoolest siis silma pidada peal taandamistel. Kui ma juba rääkisin, et esimeses tehtes ei ole võimalik sooritada A-de taandamist, see oleks viga, siis tahan ma samamoodi juhtida tähelepanu, et näiteks teises tehtes ei ole võimalik taandada kahtesid. Me võime sellest küll unistada, aga me saaksime jällegi vale vastuse, sest nimetajas ei ole tegemist teguritega. Kuna nii palju on olnud täna juttu teguritest, siis lõpetuseks mainiksin veel kordselt tegurdamisvõtted, mille vahel me siis peaksime valima
näiteks antud ülesandes siis nimetades tegurdamise korral. Nii et tegurdamisvõtted siis abivalemite kasutamine, küllalt sageli sulgudeta toomine, kolmandaks ruutkolmliikme tegurdamine ja kõige harvem läheb siis tarvis rühmitamist. Ülesanne on meil lahendatud, kommentaarid jagatud. Aitäh, et vaatasite ja kui teil tekkis küsimusi, siis saatke mulle palun meil